sa oled Kaitseväe Akadeemia kadett, tulevane ohvitser, kes või mis sinust saab? Minust saab siis tulevikus õhuväeohvitser. Täpselt suunda ma veel ei tea, sest ma olen esimese aasta kadett. Aga mis variandid oleks? Variant on õhuoperatsioonide juhtimiskeskuse, siis on radarpostide peal või siis lennubaasis. Tuttavate kaudu sattusime õhuväkke tööle ja selle 3 aastaga, mis ma seal töötasin, õppisime siis hindama õhuväge ja see sai mulle väga südamelähedaseks. Meie õhuväelased on hinnatud üle NATO tegelikult. Me teeme väga tublit tööd. See töö on huvitav. Olukorrad ei ole kunagi üks ja seesama. Sa pead pidevalt ennast arendama. Sa pead pidevalt olema kursis muutustega, mis siis toimuvad meie erialas. Ja see hoiab kuidagi ärkvel, et mul ei teki kunagi töö juures rutiini. 3 aastat ei ole väga pikka aega, aga mitte ka 3 päeva. Kas selle 3 aasta vältel tuli sul ka mõni selline hetk ette, et mõtlesid, et nüüd läheb halvasti, et see ei lõpe hästi? Kindlasti tuli ebaõnnestumisi, on igas valdkonnas, nii isiklikus elus kui tööelus, aga kõige Tööl just? Jaa, ei tööl ka. On olnud neid hetki, kus ma olen mõelnud, et asjad ongi halvasti. Aga ma pigem üritan olla sellise suhtumisega, et see halb olukord või hetk on õppimise võimalus ja kuidagi pidi ma saan sellest välja või tulen sellega toime ja hiljem ma lihtsalt õpin sellest, arendan ennast ja loodetavasti saan ise paremaks.